järgmine esineja Mairi Laurik ja tema ettekanne on mütoloogia põimimise võimalikkusest, vajalikkusest ja eesmärkidest kaasaegses noortekirjanduses. Palun. Jube äge on siit lastekirjanduse pealt kohe noortekirjanduse peale edasi minna. Mõnikord tundub mulle, et lastekirjandusest räägitakse palju ja täiskasvanute kirjandusest räägitakse palju, aga noored jäävad kuidagi sellisesse väheoluliseks mingiks vahepalaks. Ja teisest küljest noorte puhul pidevalt räägitakse ka sellest, kuidas kaasaegne noor ei loe, istub ainult nutitelefonis, muutub seetõttu kirjaoskamatuks. Mina sellest ei räägi. Et pigem ma tahaks sellele natuke vastu vaielda ja öelda, et see, et teismeline ei loe, on tegelikult juba märkimisväärselt vanem teema. Selle kohta Rosemary Weinbrenner kirjutas pikalt ja laialt 1971. aastal, lahkas põhjused, miks teismelised ei loe 4. Ja need põhjused on sellised, mille kohta tänapäeva lapsevanem võib ilmselgelt ka kaasa noogutada ja öelda, et jah, täpselt nii ongi. Ehk siis noored, kes ei ole veel vabalugemiseni jõudnudki, noored, kellel puudub kodus lugev täiskasvanu eeskujude hulgas, noored, kes on loobunud lugemisest ajasurve tõttu, sealhulgas ka siis õppetempo, ja noored, kes on loobunud sotsiaalse surve tõttu. Aga on, kuidas on. Tegelikult mingil määral ikkagi noored loevad ja me loodame, et hakkavad rohkem lugema ka ühel hetkel. Igaks juhuks mainin üle ka selle, et hoolimata sellest, et missugune on sõna ulme päritolu, siis tänasel päeval kasutatakse seda laiemalt, hõlmab siis enda alla päris mitu alamžanri, teadusulme, üleloomulik õudus, muinasulme ja ulmelise elemendiga alternatiivajalugu, et mütoloogial põhinev kirjandus on siis just nimelt selles muinasulmes. Ja kui me võtame noortekirjandusest, millest üsna suur osa on kaasaegsesse keskkonda toodud, siis selline ametlik termin võiks olla, et linna muinasulme. Nii veidralt, kui see ka ei kõla. Aga võimalustest. Et kui ma suhtlen siinse ulmekogukonnaga või ka noortega, kes ulmet loevad, siis hämmastavalt tihti liigub Eestis selline jutt, et Eestis aset leidvad või eestlastega seotud ulmelood kõlavad võõralt. Et lugeja on harjunud anglakultuurist tulenevate tõlgetega, neid on meil palju ilmunud ja tänapäeval ka üha enam originaalidega. Ja seega tundub, et lugejad on kohandunud, et maagiline seiklus peabki olema seotud anglakultuuri, anglamütoloogia, äärmisel juhul antiikmütoloogiaga, kosmoselendudel samamoodi ainult suurriikidest pärit nimed. Ja virisetakse siis ka selle üle, et kui ma seda siin loen, et mul on lihtne ette kujutada, et kuskil Bostonis või mõnes väikelinnas Ameerikas heitlevad vampiirid ja libahundid, aga ei ole raske on ette kujutada, et see juhtub Tartus või Paides, sest ma ju tean, et siin Tartus ja Paides neid ei ole. Okei, vampiiridega on ilmselt kitsas küll. Neid ei ole meie esivanemad ka siin kandis näinud, aga libahuntide osas ma ei ole üldse nii kindel. Meie omad on lihtsalt palju armsamad, nii kirjeldustelt kui võimalustelt. Neid võib siin vabalt liikuda. Libahundi müüt üldse on minu meelest üks armsamaid müüte, mis meil Eestis on. Ühest küljest pakutakse libahuntidele sellist ilusat metsahundi välimust ja teisest küljest pakub meie mütoloogia libahundile lunastust. On vaja ainult just nimelt seda kangelast, nagu eelmises ettekandes räägiti, kes ulataks noa otsa peal tükikese leiba. Ja tõenäoliselt, ma arvan, on nii mõneski suures kaubanduskeskuses mõni ahjualune kümnist kogumas, kõlaks ju loogiliselt. Ikkagi tema maa ja tema tegemine. Ja meil on omad haldjad, omad nõidumised. Meil on väga palju asju, mida saaks korralikku seiklusloosse kirjutada. Noorsokirjanduse pealt
on hea meel tõdeda, et seda meie mütoloogiat on viimastel aegadel hakatud ka rohkem kirjutama lugude sisse. Et ma mõned autorid toon siin välja. Esiteks siis Tuuli Tolmov, kelle neetud taevakivi ja põhjanõid on paigutatud Kaali meteoriidi langemise aegadesse. Mannlooperi Algus pärast lõppu on küll postapokalüptiline noortekas kauges tulevikus, aga see on nii läbi põimitud siinse paikkonna mütoloogiast, et lisaks selgelt välja joonistuvale Eesti mütoloogiale kasutab ta seal ka Skandinaavia ja slaavi mütoloogiat ehk siis neid, mis on meie naabruses. Reili Reinausi puhul ma ühtegi raamatut eraldi välja ei toogi, mulle tundub, et nii palju kui mina tema raamatuid lugenud olen, absoluutselt igas leidub neid Eesti mütoloogia elemente. Ilmselt nendest kirjandusmuuseumi paksudest seintest ikkagi immitseb üht-teist välja niimoodi, et igasse loosse mahub. Uutest tegijatest Berit Sootak, tema raamatud Viimane hingelind ja Ilmalinnu laul, mis moodustavad jällegi tsükli alguse, on siis nii-öelda linna muinasulme, milles on ka väga tugevaid krimikirjanduse jooni. Et jagub põnevust, jagub maagiat, ikka siit samast meie ümbrusest. Aga natuke nooremate lugejate pealt ma arvasin, et me eelmise ettekandega kattume selle nime puhul, aga ei kattunudki. Ma tahaksin hirmsasti välja tuua Tuulsepa allikahaldja, kus siis lapsed, õde ja vend lähevad suveks vanaema juurde. Selgub, et neil õel ja vennal on maagilised võimed, nad saavad võtme teise reaalsusesse sisenemiseks, aga sealt teisest reaalsusest pääsevad välja väga korralikud antikangelased, kes nad siis olid, halltõbi, kratt ja eksitaja. Ja neil samadel lastel tuleb just nimelt see sama maailm päästa. Autorite valik, mis siinkohal oli muidugi subjektiivne, lähtub sellest, mida ma olen ise lugenud ja mis mulle endale meeldib, seega minu vabandused kõikidele, kelle ma siit olen välja jätnud ja kes võiksid olla väga olulised viimastest aastatest. Aga igal juhul on nad tõestanud, et Eesti mütoloogiat noortekirjanduses on võimalik kasutada. Aga miks seda ikkagi vaja on? Et esiteks, kes seda muinasulmet siis loevad? Et Eestis ei ole selle kohta küll suuri uuringuid koostatud, aga laias maailmas on tehtud päris mitmeid žanripõhiste eelistuste uuringuid. Heaks uurimise materjaliks on loomulikult tudengid ja kuna ingliskeelsed uuringud seovad sageli science fiction ja fantasy ehk siis teadusulme ja muinasulme ühte lahtrisse kokku, siis saab öelda, et nii-öelda ulmelugeja laiemalt. Ja uuringute tulemused ütlevad väga üheselt, et suurimad ulmelugejad on reaalalade inimesed. Ja seda mõlemat pidi. Reaalalade inimesed eelistavad kõige rohkem oma lugemislauale ulmet ja ulmelugejatest kõige suurema osa moodustavad reaalalade inimesed. Ehk siis igate pidi need noored matemaatikud, füüsikud, geograafid ja nii edasi on väga, väga suured ulmelugejad. Aga üsna sageli on just nimelt need reaalaladel tugevad lapsed need, kes jõuavad hiljem ilukirjanduseni üldse. Ehk siis jäävadki sellesse kategooriasse, kes teismeeaks ei ole võib-olla veel üldse ilukirjanduseni jõudnudki. Alles eelmisel nädalal ma kohtusin ühe väga ägeda 8-aastase poisiga raamatukogus ja me rääkisime pikalt laialt fusioonmootoritest. Väga äge vestlus oli. Aga ma arvan, et kui tema jõuab lõpuks ilukirjanduseni, siis see tuleb just nimelt läbi fusioonmootorite. Ehk siis kõigepealt teadusulme, pärast seda ehk muinasulme ja kui talle see lugemine meeldima hakkab, siis mine tea jõuab ehk ulmevaba ilukirjanduseni. Aga see kõik võtab aega. Mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas on muinasulmel väga selge kuvand. Teda peetakse lapsikuks. Tihti suured inimesed kardavad öelda, et neile meeldib fantaasiamaailmas seigelda. Teisalt on aga erinevad uuringutes leitud, et just fantaasiamaailmad on väga head ohutuks peegeldamiseks. Ehk siis nii lugemise kui kirjutamise baasil on seda kasutatud teraapiamaterjalina. Maailm, mis ei ole päriselt olemas, võimaldab mul leida lahendusi probleemidele, mis mul on päriselt olemas. Ja niimoodi on võimalik seda teha natukene distantsilt ja vähem valusalt.
Leidsin ka uurimuse, kus vaadeldi Harry Potteri lugemust ning jõuti järeldusele, et noored, kes on seda suurt muinasulmesarja lugenud, omasid väiksemat suitsiidiriski kui nende eakaaslased. Ja see on väga oluline märk tänases maailmas. Ma ise olen pigem teadusulmetüdruk kui muinasulmetüdruk. Seega teadusulme kohta uuritavat olen ma märksa rohkem lugenud ja näinud. Aga teatud asjad on seal ka sellise ekstrapoleerimisvõimalusega muinasulmesse. Et näiteks tehti selline uuring, kus anti tudengitele kas siis lugeda või filme vaadata just nimelt nendel samadel teadusulme teemadel ja kontrolliti pärast neid tulevasi õpetajaid, et kui koduselt nad tundsid oma eriala terminoloogias. Selgus, et need, kes lugesid ja vaatasid ulmefilme, tundsid ennast märkimisväärselt kodusemalt. Ilmselt tuleb siin osaliselt mängu ka lihtsalt suurem lugemus kui parem eneseväljendusoskus. Aga teisalt ka terminoloogia tajumine tunnetuslikul piiril. Ja kui ma seda nüüd niimoodi spekulatiivselt siia muinasulmele laiendan, siis võib sellest hoomata, et kodukoha mütoloogilise muinasulme lugemine aitab noorel paremini tunnetada kodukoha ajalugu, kultuurilugu, kuid ka teda ümbritsevate inimeste sotsiaalkultuurilist käitumist, sõpruskonna, kogukonna ja ühiskonna toimimise neid detaile, mis tulevad väga sügavalt meie juurtest ja kasvatusest. Ja see viibki mind noortekirjanduse kasutamise eesmärkideni. Hoolimata üha globaliseeruvast maailmast kasvavad tänased ja loodetavasti ka homsed Eesti noored eestikeelses keskkonnas, sellel väikesel igavesti halva ilmaga maalapil. Aga kes see eestlane on ning millised võimalused ja vajadused tal on? Millest on ta unistanud läbi ajastute ning millised hirmud on kohandunud tavandiliseks käitumiseks? Realistlik, ratsionalistlik maailm annab faktid, kuid mütoloogia lisab siia emotsionaalse tausta, mis faktide sirgjoonelisuse kolmemõõtmeliseks ruumiks moondab. Teadmine ja tunnetamine meie riukalikest, kuid vahel ka abivalmitest haldjatest, lunastusvõimalikest, kuid ohtlikest libahuntidest, iseloomuga loomadest, puudest ja soodest ning veel paljust muust aitab ka tänasel noorel paremini mõista ümbrust, millest ta kasvanud on. Mõistmine toetab kuuluvustunnet, mis omakorda aitab ehitada tugisüsteemi ning taas jõuame selle kõige olulisema, vaimse tervise toetamiseni. Ma alustasin sellest, et kuidas teismelised ei loe ja kuidas see on probleemiks olnud juba ammu enne nutitelefone. Uurides meie rahvaraamatukogude aastaaruandeid on selge, et sarnaselt toimib mõtlemine ka täna ja väga laialt. Aastal 2017 toimus Tartumaa rahvaraamatukogudes välja arvatud Tartu linnaraamatukogu. Vähemalt 63 üritust, milles osalesid lasteaialapsed, vähemalt 138 algklassidele suunatud tundi ja napp paarkümmend sellist, mis võisid hõlmata ka põhikooli vanemat vanusastet. Peamiselt siis kirjaniku kohtumised kogu kooliga. Kui ma tulen aga kas või selle sama fusioonmootori poisi juurde, jääb selle mustri puhul tema side raamatukogu ilukirjandusliku osaga loomata juhul, kui tema vanemad ei ole just suured lugejad. Mõistmaks probleemi olemust, vähemasti osaliselt, uurisin aruandeid lähemalt. Laste ja noortetöö reale kirjutatud lause lasteaia lapsed käivad meil sageli, annab küll noorsootöö mitte mainimise kaudu teatud aspekte edasi, aga ühest järeldust teha ei saa. Öeldud sõnadest on juba kergem midagi järeldada. Ühest küljest olid hoiakud. Tuuakse välja, et toetav kodu soosib lugemist, kuid vahel oli mõte sõnastatud noori maha kandva tooniga. Öeldi, et väiksemad lapsed on raamatutele vastuvõtlikumad. Jällegi, üsna mitut pidi mõistetav. Suuremate laste puhul tuuakse eraldi välja just nimelt seda nutiseadmes istumist, aga ka kooliga koostöö keerukust. Et eks see koostöö olegi keeruline. Õpetajatel on õppeprogrammid, mis peavad saama läbitud. Samas leian ma, et päris mitmeid teemasid on võimalik mõnusalt ja muhedalt õppida ka raamatukogus. Just nimelt nende samade heade seikluste keskel. Emakeeletundidesse pugemine on nii päev selge, et sellest ei maksa ilmselt rääkidagi. Muinasulme puhul sobitub sama intuitiivselt ka ajalootundidesse.
luues kultuuriloolise tausta õpikufaktidele lisaks. Aga kuhu veel? Ma ei ole tegelikult Eesti autorite raamatutes veel suuri fantaasiamaailma kaarte kohanud, kuigi Tuulsepa allikaheld ja Almaa kaart oleks väga äge lisandus. Ning samasugune võiks olemas olla ka Mann Lopperi jutustuses Tänulik Olevipoeg. Tõlkeraamatute hulgas on neid juba täna päris palju. Aga maakaartide lugemise oskus on õpitav nii ajaloo kui geograafiatunni raames. Matemaatikatki annab põimida. Näiteks raamatukogu liigitusskeem kui koordinaadistik või veelgi ägedam, juba sarjamõõtu fantaasia maailmade kaudu annab suurepäraselt arvutada aritmeetilist keskmist, leida moodi ja mediaani. Füüsikatunni raames oleks võimalik leida loitsudeks vajaminevat energiat või mõne konkreetse krati võimsust. Loovama lähenemisega võiks ka nuputada, et millist energiat selleks vaja on ja kuidas neid maagilisi situatsioone päris teaduse abil imiteerida saaks. Siit võib mõelda veel väga kaugele. Piiriks on ainult meie oma fantaasia. Ja viskan siinkohal õhku ka mõtte, et võib-olla peaks siukseid tunde laiemalt ja kambakesi koos üle Eesti ehitama hakkama, et kõik Eesti raamatukogud, kõik Eesti koolid saaksid neid ka ühiselt kasutada. Ühesõnaga, nagu te aru olete saanud, mul on siin päris mitu agendat, aga kõige paremini saab selle kokku võtta sellega, et minu meelest oleks jube äge, kui kõikidel noortel oleks paremad võimalused hea, kodumaise päritoluga muinasulmelise noorteka kättehaaramiseks. Noortekas, mis juba definitsiooni kohaselt tegeleb lugeja eakaaslastega, eakohaste probleemidega, kuid mis pakub lisaks muule lummavat maailma põgenemiseks, tuntud ja koduse kultuurimaastiku toetust, aitab mõista eri põlvkondi, laiendada valutumalt probleeme, sütitada fantaasiat ja miks mitte ka õpetada kaarti lugema või täppisteaduste valemid meelde jätma. Ja see siin on alles loetelu algus, milleks kõigeks mütoloogial, siin Turbas ja Liivas sündinud mütoloogial põhinev noortekirjandus hea on. Õnneks on sellest viimasel ajal hakanud aru saama ka meie kirjanikud ning ma loodan, et see trend jätkub. Alles paar nädalat tagasi vestlesin Tuulsepaga ning juttu tuli just nimelt sellest mütoloogia sobitumisest meie ruumi ning kuidas sageli lugejale võõrastav tundub, kuigi peaks ju olema hoopis omasem. Jõudsime mõlemad järeldusele, et ilmselt oleks seda vaja veel rohkem meie raamaturiiulitele. Mida enam seda on, seda kodusemaks ta muutub. Mida enam seda on, seda tõenäolisem on, et nende hulka satub tulevasi maailmakirjanduse tippteoseid. Ja siis, mine tea, on ehk hoopis võimalus, et kogu suur ja lai maailm hakkab leidma, et just eestlaste mitmevärviline mütoloogia on see kõige õigem muinasulme lugude taustamütoloogia. Mulle tundub, et sellega ei väheme ka rohkem kui maailma vallutusplaaniga ongi siinkohal hea lõpetada noortekirjandusest rääkimine. Aitäh! Aitäh Mairi Laurikile. Kas meil on küsimusi ja ma nii kohe annan? Aitäh, väga huvitav. Mina ei ole kirjanduse tundja ja uurija, aga kas mu selline arusaam ja väide on õige, et see fantaasia või ulmekirjandus on siis see, mis tirib selle kunagise teise reaalsuse ontoloogia nagu tänapäeva arusaadavasse maailma. Ja maagiline realism on hoopis vastupidine masin, mis võib võtta, eks ole, tänapäeva ja viia tegelikult teise meile tegelikult hoomatamatusse kohta. Või ei ole see piir nii selge, sest tegelikult mulle praegu tundub, eks ole, et kas või see muinasmütoloogia tegelikult ta lihtsustab seda kunagist reaalset ontoloogiat, teeb ta mustvalgeks, heaks kurjaks, seesama teaduse tagaotsimine või mida võiks teha, mis siin kõlas. Minu arust see jaotus tuleb natuke teise koha pealt. Selles mõttes, et ulmekirjandus on definitsiooni kohaselt siis kirjandus, millel on lisatud ulmeline element teadlikult ehk midagi, mida reaalselt ei saa olla. Kui me räägime siin teadusulmest, siis me võtame mingisugused teaduse arengud,
mida reaalselt ei ole ja ei pruugi kunagi tulla, see on kirjaniku fantaasia, ta on selle teadlikult võtnud oma fantaasia aluseks. Ehk siis see nii-öelda väga teadlik ebarealistlikkus mingisugustes maailmaloomelistes alusjoontes. Samamoodi siis muinasulme või mütoloogiline ulme või fantasy, kui ta ingliskeelse terminina tuua, võtab selle mütoloogilise maailma ja kasutab seda kui teadlikult ebarealistlikku asja. Ja see on nüüd see, mille poolest eristub maagiline realism, mis üritab luua realismi läbi maagia. Ja need piirid on väga hägusad ja tihtilugu väga paljudele teoste puhul on see natuke ka vaataja silmades. Kumba pidi tema näeb ja mis pidi tema näeb. Veel üks küsimus. Vastus võib-olla, et see probleem algab realismi või reaalsuse definitsioonist, sest et traditsioonilises kultuuris reaalsus on sageli seal, kus meie jaoks seda ei ole. Absoluutselt ja iga inimese reaalsus on väga erineva koha peal ja minu meelest tegelikult ulme definitsioon ise algab ka natukene sellisest ulme ja olme vastandamisest. Ja samamoodi realism, eks ole, realistlik või mitte realistlik. Ja siin need jooned jäävadki mingis mõttes hägusaks. Meil on üks küsimus veel, kohe ulatan mikrofoni. Aitäh, väga huvitav ettekanne oli. Ja mul on tegelikult pigem kommentaar, et mulle eriti meeldis see kirjanduse mullist väljatulek, et kuidas jõuda koolides nagu praktiliste asjade sidumisega, eks ole, ka koolilasteni. Et selle teemaga ma ise olen natuke tegelenud kuni selleni välja, et eile ma juhuslikult tegin koolitust umbes 10 õpetajale, kus just nimelt oli juttu, et kuidas saab õpikust väljaspool asuvate materjalidega, näiteks ilukirjandusega rikastada koolitunde, aga paarilt õpetajalt jäi kõrva selline ühesõnaga tähelepanek, mis mind tegelikult hämmastas ja natuke võib-olla isegi šokeeris, et ühesõnaga jagasid oma kogemust, et sageli siis on just nimelt nende õpikuväliste materjalide kasutamine seotud sellega, et nad näiteks õpetavad lihtsustatud õppekava lapsi, kellel ei ole siis standardseid õpikuid võimalik võtta, näiteks nad ei suuda aastaarve sellises mahus ajaloos pähe õppida, eks ole, aga nad ühtlasi on ka tähele pannud, et tulemused siis lõpuks, kui siis need lõkkõppekava lapsed on saanud vaadata filme, lugeda raamatuid, et õppida siis ajaloost midagi, on lõpuks isegi selle sisu nagu paremini omandanud võrreldes siis nende tavaprogrammi lastega, kes on lihtsalt sunnitud õigeid vastuseid mehaaniliselt siis produtseerima. Et lihtsalt, et väga ise ka olen innustunud, et tuleks midagi ette võtta ja kas või kandikul kuidagi proovida koolidesse viia. Just, sest et see on täpselt see, et ilukirjandus annab selle emotsiooni sinna juurde ja kui sa seod emotsiooni faktiga, siis on ta mitmesse riiulisse pandud ja järelikult jääb ta igavesti ka meelde.